Vaatame järgnevalt mõningaid lihtsamad näiteid veebilehtedel enim kasutust leidvatest elementidest. Pikemalt on kõigist neist elementidest juttu ka järgnevates peatükkides ja videodes. HTML dokumentide loomiseks kasutan programmi Notepad++. Kui teil seda programmi veel pole, siis vaadake täpsemalt peatükist programmid, kuidas seda programmi hankida. Esmalt avan uue tühja faili ning salvestan selle endale sobivasse kohta. Fail, salvesta nimega ning salvestan endale veebidisaini kausta. Panen nimeks lihtsad näited.html ehk faili lõppu kirjutame .html. Tegu on HTML failiga. Salvesta. Kõik HTML dokumendid peavad algama dokumendi tüübi deklaratsiooniga. HTML5 puhul, mis on hetkel kõige uuem HTML standard, näeb deklaratsioon välja järgnev. Nurksulg, hüüumärk suurte tähtedega, doctype, tühik ja HTML. Nüüd doctype ei pea tingimata olema suurte tähtedega, aga hea tava on see siiski nii kirjutada. Järgnevalt kirjutame HTML dokumendi algusmärgendi ehk siis nurksulg ja HTML. Nurksulg kinni. Notepad++ kirjutab meile siia ka automaatselt HTML dokumendi lõpumärgendi. Kasutajale nähtav osa jääb alati märgendite body, algusmärgendi ja body lõpumärgendi vahele. Ehk siis nurksulg, body, dokumendi keha ja vajutan enterit. Vajutan üle veel. Ja bodysse võiksime alustuseks kirjutada näiteks ühe pealkirja. Pealkirjasid märgistatakse HTML-is H-tähega ehk siis heading ja meil on valikus heading 1, heading 2, heading 3 ja nii edasi. Panen siia heading 1 ehk siis H1 algusmärgend ja automaatselt meil jällegi lisatakse heading 1 lõpumärgend. Ja kirjutan siia esimene pealkiri. Salvestan faili, salvestan ning otsin ülesse selle faili kausta, kuhu mul see fail on salvestatud. Siin ta on. HTML failid on tüüpiliselt juba seotud mõne brauseriga. Hetkel mul on ta seotud Microsoft Edge brauseriga. Teil võib ta olla seotud näiteks Chrome'iga, Firefoxiga, Safariga ja nii edasi. Ja selle faili avamiseks teeme nüüd lihtsalt faili peal topeltkliki. Ja meil avataksegi see meie loodud fail brauseris. Ja nagu näeme, kogu sisu hetkel on esimene pealkiri. Ehk siis seesama tekst, mis me oma HTML faili kirjutasime. Võime jätta oma brauseri akna siia lahti, panen ta praegu alla äärde ning kirjutame oma HTML dokumenti midagi veel. Võime vaadata ka kuidas näeks välja heading 2 ehk siis pealkiri 2. Nurksulg H2, nurksulg kinni ja teine pealkiri. Salvestan dokumendi, avan uuesti brauseri akna, kus mu dokument on avatud, vajutan uuenda nupule, refresh nupule ja ma näen teine pealkiri. Teine pealkiri on automaatselt natukene väiksem kui esimene pealkiri. Samamoodi võime lisada siia näiteks ka veel kolmanda pealkirja, kolmas pealkiri, neljas pealkiri ja nii edasi. Vaatame, kuidas see välja hakkab nägema. Avan brauseri, uuenda ja järjest väiksemaks nad lähevad. Zoomin natukene sisse, et oleks paremini näha. Nii. Mida järgmiseks võiks vaadata? Pealkirjadest üks ei piisa, võiks olla ka tekstilõike. Kustutan praegu siit kõik peale esimese pealkirja ära ja lisan siia ühe tekstilõigu. Tekstilõigu tähiseks on märgend B, nurksulgudes B, ehk inglise keeles on see lühend paragraph, lõik. B, nurksulg kinni ja siia lõigu vahele tuleb tekst. Mina olen esimene lõik. Lisame ka teise lõigu, jällegi B, mina olen teine lõik. Salvestan, vajutan see salvesta ikooni peale, avan brauseris, teen uuenda nuppu ja näen esimese taseme pealkiri ja 2 lõiku.
mida me saame oma HTML dokumenti näiteks veel lisada? Me saame lisada linke. Linke defineeritakse HTML keeles märgendiga A ja see A tähendab anchor või eesti keeles ankur. Ja A-de vahele kirjutame teksti, mida me soovime näha oma lingi tekstina. Näiteks me tahame teha lingi Rocca al Mare kooli kodukale. Rocca al Mare kool. Vaatame, kuidas see välja näeb. Salvestame. Avame brauseris, teeme uuenduse ja meil siin nagu oleks link, aga see link ei tööta. Miks see link ei tööta? Aga sellepärast, et me pole tegelikult HTML koodis täpsustanud, kuhu see link tegelikult viib. Ja selle jaoks, et täpsustada, kuhu see link viib, peame me A-le lisama ka atribuudi. Ja atribuudi nimi on, pärast A tuleb tühik ja atribuudi nimi on href ehk Hypertext Reference, hüperteksti referents. Ref võrdub jutumärgid ja jutumärkide vahele tuleb siis see link, kuhu me soovime, et see link meid suunaks. Kirjutame siia Rocca al Mare kooli kodulehe aadressi https://ramkool.edu.ee. Salvestame muudatused, avame brauseri, uuendame ja näeme, et automaatselt on meie lingile lisatud alla joon ja lingi värv on ka muutunud. Klikime siia lingi peale ja meid viiaksegi Rocca al Mare kooli kodulehele. Läheme tagasi ja avame uuesti oma HTML faili. Veel me saame oma HTML dokumenti lisada näiteks pilte. Pilte defineeritakse märgendiga img ehk siis image, pilt. Nüüd image on üks märgend, millel lõpumärgendit ei ole, aga tal on mitmeid atribuute. Esimene atribuut, mis kindlasti pildi puhul tuleb määrata, on source, lühendina src. Ja siia me paneme kirja, kus on see pilt lokaliseeritud või kus see pilt on, mida me soovime näidata. Näiteks, kui me avame oma kausta, kus meil on see lihtsalt näited HTML fail salvestatud ning otsime siia mõne pildi, mida me soovime oma HTML dokumendis näidata. Mina lisan siia pildi banaanidest. Kopeerin siia pildi banaanidest ja nüüd mul on siin kaustas lisaks lihtsalt näited.html failile ka fail banaanid.jpg. Ja nüüd ma võingi öelda, et selle pildi aadress on banaanid.jpg. Lisaks me peame veel määrama atribuudi pildile nimega alt, ehk siis alternative. Ja seda kuvatakse juhul, kui meil seda pilti millegi pärast ei suudeta kuvada. Pilt banaanidest. Lisaks on see oluline juhul, kui meie veebilehele või meie HTML dokumendi peale satuvad inimesed, kellel on nägemine piiratud. Siis nemad pilte ei näe, aga nad saavad kuulata teksti selle pildi asemel. Veel me võime määrata ka pildile kõrguse ja või laiuse. Laius määratakse atribuudiga width. Panen siia praegu näiteks 100 ja kõrgus ja panen siia näiteks 50. Salvestame oma faili, avame brauseri, teeme uuenduse ja meie pilt on lisatud siia lingi järele. Nüüd me näeme, et proportsioonid on natukene paigast ära. Kui ma lähen tagasi oma HTML dokumendi peale, võtan siit selle kõrguse ära, salvestan faili, avan brauseri, teen uuenduse, näeme, et pilt on uuesti jällegi proportsioonis. Lihtsalt laius on 100 ja kõrgus on pandud automaatselt proportsionaalselt selle laiuse järgi. Lisame siia ka näiteks pildi alla lihtsalt näiteks ühe nupu. Nupu märgend on button. Ja buttoni sees võib olla tekst, mis siis nupu peal kuvatakse. Kliki mind. Salvestan. Avan brauseri. Ja siin on nupp, kliki mind.
Veel vaatame, kuidas lisada HTML dokumenti loendeid. Loendit defineerimiseks kasutatakse nummerdatud loendi puhul märgendit OL ehk siis ordered list. Erinevate loendi elementide puhul kasutame märgendit LI ehk siis list item. Veel võiks kasutada ka treppimist, mis natukene kergendab selle kogu koodi lugemist. Treppimine tähendab siis see, et jätan siia rea ette tühja ruumi, kasutades selleks tab'i. LI, list item, ütleme esimene element. LI, teine element. LI, kolmas element. Salvestan, avan brauseri ja ma näen, siin on elemendid järjestatud 1, 2, 3. Täpploendi puhul kasutame märgendit UL, unordered list. UL, lisame siia, vajutan tab, list element, esimene element, teine element, nii. Kolmas element. Salvestan, avan brauseri, uuendan ja samamoodi elemendid, aga täpploendina. Ja need võib-olla olekski esimesed väikesed näited, mida me saame HTML-iga teha. Me tegime siia pealkirjad, lõigud, lisasime lingi, pildi, nupu ja 2 erinevat tüüpi loendit.